Evangeelium kõigile. Jeesus on ainus tee ja tõde ja elu. Jeesuse tegusid ja õpetusi ajendas tema armastus meie vastu ja Jeesus ise on armastus, sest Jumal on armastus ning Jeesus on üks oma isaga ehk siis Jumalaga. Jeesus on Jumala poeg, kes sündis maailma selleks, et surra meie eest, meie pattude eest, et meil selle läbi oleks igavene elu. Aga seda elu me ei päri automaatselt, vaid meil tuleb see vastu võtta usu läbi. Jeesus on maailma lunastaja ja päästja. Ta oli inimene, aga ta on ka Jumal. Jeesus ise ütles, et teod, mida ta teeb, on tunnistuseks, et isa on temas ja tema isas. 10:38. Kirjas Filiplastele. Kristuses Jeesus, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseeneseolust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Tema on Jumala tall, süütu ohver meie pattude eest. Kui sa oled kunagi kannatanud süütult tagakiusu, siis seda tundis ka Jeesus. Kui sa oled tundnud üksindust ja mahajäetust, siis seda tundis ka Jeesus. Kui sulle on haiget tehtud füüsiliselt, siis seda tundis ka Jeesus ja seda kõige ta kannatas, ehkki ta mitte kunagi ja mitte kellelegi polnud teinud midagi halba, midagi ülekohtust ja temas polnud mitte mingisugust pattu. Jeesus suri ristilöömise läbi kahe kurjategija vahel Golgatamäel. Kui inimeses on alati patt, mis tuli meisse, kui Adam ja Eeva tegid pattu ja astusid üle Jumala käsust, siis Jeesuses polnud mitte mingisugust pattu. Ta oli täiesti süütu ja ainult niisugusena saigi ta oma elu jätta meie eest. Et sa mõistaks seda, et miks üldse keegi peab suurema kellegi pattude eest, selleks ma räägin sulle veidi sellest. Selle kohta on öeldud nii, et ilma verd valamata ei ole pattude andestust olemas. Vana testamendi ajal oli seadus, et kes oli kellegi tapnud, seda ennast pidi tapetama. Kes oli abielu rikkunud, seda pidi kividega surnuks visatama ja olid veel mitmesugused patud, mille eest toodi ohverduseks Jumalale mingisugune loom või lind või ka mitu tükki olenevalt patu raskusest. Pattu teinud inimese patud pandi looma või linnu peale ja see loom tapeti ja ohverdati ja siis see inimene oli vaba oma süüst, aga mitte kunagi ei saanud andeks, kui selle eest ei olnud toodud ohvrit Jumalale. Selline seadus kehtis kuni Jeesuse sünnini. Kui sa nüüd mõtleks, et kui palju oleks meil inimesi Eestis ja mujal maailmas veel üldse elus, kui abielu rikkumise ees kehtiks ikka seadus kividega surnuks viskamise kohta, siis sa mõistad, et oleme elus tänu sellele, et Jeesus on meie pattude ees surnud ja et meie ei pea enam surema oma pattu pärast. Sest abielu rikkumine ei ole ainult see, kui sul on seksuaalvahekord kellegagi väljaspool abielu ise abielus olles, vaid abielu rikkumise alla käib iga seksuaalsuhe väljaspool abielu, selle alla käivad hooramine ja prostitutsioon ning ka vabaabielud. Jeesus tõi iseennast ohvriks kõigi inimeste pattude eest, kes on elanud Jeesuse ajas kuni tänaseni ja kes veel ilma sünnivad. Miks siiski Jumal tahab ohvrit pattude eest, on see, et Jumal on püha ja ta ei salli mitte mingisugust pattu ja kes eksib kasvõi ühe käsu vastu, on saanud süüdlasiks kõigis, kuid pole mingit võimalust, kuidas inimene saaks ise lunastada oma patte, sest inimene on must ja määrdunud. Me kõik oleme eksinud nagu lambad ja igaüks meis käib oma teedel. Me ei või oma õigsust ise välja teenida. Ja meil on ainult üks võimalus, pöörduda Jumala poole, paluda andestust oma pattude eest ja võtta usus vastu. Õigeks mõistmine Jeesuse Kristuse läbi. Kui sa tahad paremini tundma õppida Jeesust, teada tema elust ja sellest, kuidas ta suri ja tõusis üles surnuis 3. päeval ja on üles läinud taeva, siis loe Piiblis läbi 4 evangeeliumi.
Piiblis on öeldud, et kõik on pattu teinud, seega kõik me vajame andestust Jumala käest, sest kord tuleb kohus kõigi inimeste üle ja see päev pole kaugel ja sinu saatus sõltub sellest, kas sa usud Jeesust, kas sa oled tema läbi oma patud andeks saanud ja kas sa järgid Jeesust tema tegudes, sest mitte kõik, kes hüüavad Jeesus ei saa taevariiki, vaid kes teevad selle järele, nagu Jeesus õpetas. Jeesuse suurim õpetus oli, et armasta oma Jumalat kõigest oma hingest ja meelest ja väest ja oma ligimest nagu iseennast. Jeesus on ainus tee ja tõde ja elu. Jeesus ütles, mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe sees, kuuleb minu häält. Patuse palve pattude andeks saamiseks. Kallis Jeesus, tule minu südamesse praegusel hetkel ja anna mulle andeks kõik minu patud. Ma tänan sind, et sa oled mind lunastanud oma ilmsüütu vere läbi Golgata risti puhul. Kallis Issand, aita mind sinule elada kõik minu elupäevad. Ma tänan sind sinu tõotuse eest, et kes iial Issanda nime appi hüüab, see peab õndsaks saama. Praegu annan ma oma elu täielikult sulle ja usun, et sina oled mu isiklik lunastaja ja päästja. Amen. Peale seda palvet oled sa Jumala laps, kui sa seda siiralt palud. Mõtle kõigile neile, kes on sulle kallid, et ka nemad pääseksid põrgust ja et te kõik koos võiksite kord olla taevas, kus pole mingit nuttu ega haigust ega muret ja kus on igavene armastus. Ära jätta seda sammu viimasele hetkele, sest siis võib olla lootusetult hilja midagi muuta. Tee see samm kohe, see on su elu tähtsaim samm ja su elu suurim saavutus. Midagi hinnalisemat selle asemel ei ole sul olemas, sest mis võiks olla sulle kallim sinu elust. Ja siis järgi Jeesust ehk ela selle järgi, nagu ta õpetas. Kas sa tuult näed? Ei näe. Aga sa näed, kuidas ta liigutab puulatvu ja pilvi ja tõstab merelaineid. Kas sa elektrit näed? Ei näe, aga ometi sa näed valgust, kui lülitile vajutad. Kas sa inimese hinge näed? Ei näe, kuid ometi on inimese hing see, mis elab ja keha on ainult väline kest. Kas sa raadiolaineid näed? Ei näe, kuid ometi nad kannavad hääle ühes kohast teise. Kas sa mobiiliga rääkides inimest näed? Ei näe, kuid ometi sa kuuled inimese häält. Samuti on Jumalaga. Me ei näe teda, kuid me näeme tema tegusid ja tema on Piibli kaudu meile öelnud, kes tema on ja mida ta meilt ootab. Kes ei pea Kristust Jumalaks, sellel ei olegi Jumalat, ta on pimeduses. Jeesus oli 3 päeva hauas, tõusis üles surnuist ja läks üles taeva ja istub oma isa paremal käel. Kellegi või millegi nimetamine Jumalaks ei tee teda veel Jumalaks, vaid Jumal on see, kes ta on, mitte see, mida keegi ütleb Jumala olevat. Mees arvas, et keegi teda ei näe ja varastas naabriaiast laua. Ta vaatas ühele poole ja teisele poole ja selja taha ja haaras siis laua kaenlasse, aga väike laps ta kõrval ütles, aga issi, kas sa ülesse vaatasid? Kuuldud lugu. Mõtle, kui sa oleks üksi keset kõrbe, siis seal ju pole inimesi, kuid on ometi Jumal. Kui sinu usk sõltuks inimestest, et sa ei saa kellegagi rääkida, siis sa ju kaotaks oma usu. Sellepärast ei tohi usk sõltuda kunagi inimestest, kuid inimeste juurde saab alati see ju minna, kes seda vajab. Jumal on igas oma teos püha, aga inimene jälle patune. Jumalal pole vaja pingutada, et olla püha, aga inimene peab pingutama ja inimlikus pingutuses on ikka midagi võltsi. Kui südames on paadumus, siis on nii minu viisakus kui minu sekkumine patune. Aga kui inimese sees elab Jumala armastus, siis on ka tema viisakus ja sekkumine armastusest ja ei tundu patuna. Eks selle tunneb südames ära, kas inimene on võlts või mitte. Võlts asi on halb küll,